tere, hea kuulaja, algab saade Õpime koos ning sinuga on Karin Tõevere. Tänases saates uurime, kuidas hoitakse eesti keelt ja eesti meelt elus Euroopa pealinnas Brüsselis. Meie külaliseks on Belgia Eesti Kooli ja Eesti Seltsi eestvedaja Kairit Kolsar. Tere, Kairit! Tere! Täna on pühapäeva hommik ja meie oleme sinuga ühes päris omamoodi koolimajas. Kus me täpselt oleme sinuga? Tegelikult me oleme Flaami kultuurikeskuses Kontakt. Siin toimuvad lisaks Eesti koolitundidele ka Kreeka koolitunnid, Serbia koolitunnid, erinevad keelekursused, tantsukursused. Tegemist on kohaliku kogukonna keskusega, kus meie üürime ruume, et viia läbi Eesti kooli tegevusi. No ja Eesti kool toimub siis, nagu ma aru saan, pühapäeviti. Kui sageli pühapäeviti? Eesti koolil on koolipäevad pühapäeviti 1-2 korda kuus, aga lisaks kuuluvad Eesti kooli tegevuste alla ka iganädalased rahvatantsutrennid, koorilaul, pisikestele lastele muusikaring ning koolivaheaegadel organiseerime laagreid ja pidevalt kultuuriüritusi ning tähtpäevade puhul erinevaid pidustusi, jõulupeod, vabariigi aastapäeva tähistamine ja jaanipäev. Aga miks see on oluline, et Eesti kultuuri ja Eesti sellist keelt ja meelt hoida sellises kogukonnakeskuses, nagu seda on Belgia Brüssel? Esiteks on see loomulikult lapsevanemate soov eesti keelt ja kultuuri siin hoida. Teiseks ma arvan, et see on ka Eesti riigi ja meie kõigi ühine huvi, et meil oleks eestlased igal pool maailmas. Kodu Eestis me vahel mõtleme, et üks tõeline eestlane on ikkagi see, kelle vanemad on eestlased, kes elab Eestis, räägib emakeelena eesti keelt. Ja kui me sellest lähtume, siis tegelikult jääb Eesti järjest väiksemaks, sest demograafiliste protsesside tulemusel inimesed rändavad Eestist välja, abielluvad võõramaalastega. Kui me niimoodi edasi mõtleme, siis jah, Eesti jääb järjest väiksemaks, aga kui me suudame laiemalt mõelda, et kõik inimesed, kes soovivad eestlased olla, kellel on huvi eesti keele ja kultuuri vastu, siis meie Eesti kasvab järjest suuremaks. Eesti on väike riik, kuid ometi meie keel kuulub paarisaja maailma enim kõneldavate keelte hulka. Maailmas on umbes 6000 erinevat keelt. Arvatakse, et nüüd 21. sajandi jooksul surevad neist välja umbes pooled, umbes 3000, aga eesti keelt see praegu ei ähvarda. Ometi me peame ikkagi pidevalt eesti keelt hoidma ja arendama, et ta püsiks nende kultuurkeelte hulka, mida igapäevaselt maailmas räägitakse. Sa rääkisid siin praegu sellest, et Eesti mõnes mõttes nagu suureneb ja kasvab tänu teie tegevusele siin. Et kui palju on selliseid vanemaid, kellel ei ole mõlemad vanemad eesti keelt kõnelejad või eesti rahvusest? Eesti kool ongi tegelikult eelkõige suunatud nendele lastele, kellel on üks vanem eestlane, teine vanem muule. Kuigi päris palju on meil ka peresid, kus on mõlemad vanemad eestlased. Kui üks vanematest on eestlane, teine vanematest ei ole eestlane, siis on üldiselt kodune keel ikkagi mõni teine keel, mitte eesti keel. Ja seepärast on eesti keel väga oluline, et laps saaks tulla keskkonda, kus ta näeb, et eesti keel ei ole selline imekeel, mida ainult ema või isa üritab temaga rääkida. Tegelikult on eesti keele kõnelejaid ka siin Belgias juba väga palju. Mis teeb tegelikult meie Belgia Eesti kooli eriliseks, on see, et meie lapsed käivad kõik erinevates koolides ja õpivad erinevates keeltes. Et Eesti kool tegelikult ongi pühapäevakool, et lapsed käivad nädala sees kohalikes koolides, mis on üldjuhul hollandikeelsed või prantsuskeelsed, mõned rahvusvahelised koolid on inglisekeelsed, aga Euroopa koolis on neil võimalik õppida erinevates keelesektsioonides, sealhulgas ka näiteks itaalia keeles või kreeka keeles. Ja kui lapsed tulevad Eesti kooli, siis nad peavad siin rääkima eesti keeles, sellepärast et nende ühine keel on eesti keel. See teeb meie töö siin oluliselt lihtsamaks, kui me võrdleme ennast näiteks Saksamaal tegutsevate Eesti koolidega või Inglismaal või Ameerikas tegutsevate Eesti koolidega, sellepärast et seal on lastel tihti koolikeel ja kodune keel, riigikeel ning eesti keel jääb paratamatult tahaplaanile.
no aga sa rääkisid siin, et lapsed tulevad pühapäeval kooli, nad on terve nädala käinud oma regulaarses tunnid ja asjad, kõik on olemas ja mis neid tõmbab siia Eesti kooli, et kas see on vanemate surve või see ongi see, et lapsed tunnevad, et jess, ma saan rääkidagi oma keeles nii-öelda ja mis te teete siin koolis täpsemalt? Ma arvan, et see on nii ja on naa. Kindlasti on lapsi, keda lapsevanemad peavad siia natuke suruma ja tooma ja võib-olla mingid meelehead selle eest lubama, et pärast minnakse parki või mängukeskusesse, aga kindlasti on ka väga palju lapsi, kes tulevad siia suure rõõmuga, sest need tegevused, mida me siin teeme, on väga huvitavad lastele. Kui me hakkame pihta kõige pisematest, kes on 2-3 aastad, nemad tulevad koos vanemaga juba eesti keelega tutvust tegema, mängivad, meisterdavad, laulavad, tantsivad. Neid juhendavad Aet ja Naia. Naia on ise Eesti kooli kasvandik, et tema alustaski koos Eesti kooliga 10 aastat tagasi olles 4-aastane pisike tüdruk ning nüüd aitab ta emal oma tunde läbi viia. Kui me läheme nüüd edasi suuremate laste juurde, siis 4-10-aastastele on meil, võiks öelda, klassikaline kooliprogramm. 4 45-minutilist tundi, eesti keel, kodulugu, meisterdamine ja muusika, aga loomulikult, kuna need tunnid toimuvad ainult 1 või 2 korda kuus, siis õpetajad valmistavad need põhjalikult ette. Need on väga intensiivsed, väga palju erinevaid tegevusi. Ma ise võrdleksin seda teatrietendusega lausa, et kui ma ise tunde andsin, siis ma tundsin, et ma andsin 4 monoetendust päevas ja kõige suurematele lastele, keda tegelikult on kõige raskem meie siia kooli meelitada, 10+ vanuses lapsed, et nendele meil on kunstiring, mida viib läbi professionaalne kunstiõpetaja Tiia Tammemägi, kus nad teevad väga-väga huvitavaid, põnevaid, mitmekülgseid töid, et võib-olla taustal on kuulda kopsimist, et täna tehakse isadepäeva puhul isadele naeltega pilti inimese peast ja ajust. Ja lisaks on veel kõige suurematele sellel aastal riigikaitsering. Kõige suuremate lastega me olemegi pidevalt otsinud, et mis neid võiks köita. Me oleme teinud neile seminare, kus iga kord tuleb esinema erinev külale, näiteks ka Andrus Ansip on meil külas käinud, aga ka näiteks üks hobikokk Saaremaalt, kes tegi lastega kamatrühvleid, et püüame alati kasutada ära inimesi, kes siia Belgiasse tulevad ja loomulikult toome ka ise projekti korras, et toome teatrietendusi ja igal aastal toome emakeelepäeva paiku ühe lastekirjaniku ja organiseerime raamatulaada. Mina elan Monsis, siit selline 50-60 kiltsa ja edasi sõita, siis meil on ka Eesti pered ja siis ma kohtasin seal ühte lapsevanemat, kelle laps käib nüüd siin Eesti-Belgia koolis ja siis ma küsisin, et mis see kõige suurem rõõm siis on, et miks te tulete siia Eesti-Belgia kooli ja nagu pühapäeval, et laps on ju terve päeva või terve nädala selles Belgia koolis ja ka tead, et see on nagu lapsel see suur kergendus, et ta saab oma keeles rääkida, kõnelda, mõelda ja teistega suhelda, et ta on ju visatud võõrasse keeleruumi, talle meeldib seal koolis, aga ta on ikkagi, see on väsitav, et nagu rõõmuga tuleb siia kooli selles mõttes nautima seda oma keelt, mida tema oskab rääkida ja millest ta tunneb ennast vabalt, eks ju, et see on nagu hästi suur pluss ja väärtus. Kas jälgid sa Eesti õppekava ka või kuidas? Eesti kool Belgias toimub ikkagi pigem Eesti mõistes huvikooli baasil, et me ei tasu arvata, et me suudame nüüd selle ühe päevaga 6 lastele selgeks õpetada eesti keele ja kogu Eesti kooliprogrammi. See on ikkagi toetav tegevus lapsevanematele, et aidata eesti keelt õpetada ja motiveerida lapsi eesti keeles rääkima, eesti keeles lugema, eesti keelt õppima, aga kindlasti me ei suuda siin Eesti õppekava läbi töötada. Sa ütlesid, te õpite kodulugu, et Eesti koolis sellist õppeainet minu meelest enam ei olegi nagu kodulugu. Koduloo eesmärk on ikkagi see, et ega nad kuskil mujal ju Eesti rahvatraditsioone näiteks ei õpi, ega nad kohalikus koolis ka ei õpi, et kes on oinasja, kes on kulte, kes on mära. Üsna tihti neil on tegelikult see teadmine olemas, millest jutt käib, aga neil puudub eestikeelne sõna või termin, mis siis siit Eesti koolist sinna juurde tuleb. Aga need meetodid, mida te kasutate siin Eesti-Belgia koolis? Kõik on siin ikkagi läbi mängu, läbi käelise tegevuse, läbi rõõmsate tegevuste. Kas kodutöid ka Eesti-Belgia koolis jäetakse? Ei, me ei anna kodutöid ei lastele ega lapsevanematele. Nii et tulge rõõmuga pühapäeval kooli.
Sa, Kairit, oled siin rääkinud erinevatest üritustest, mis Eesti-Belgia koolis ka toimuvad, ja mina ühel üritusel olen ka ise käinud, see oli raamatulaat, mis teil toimus. Et räägid sa sellest ka, et kindlasti on tegelikult siin Belgias ju rohkem eestlasi, kui sa siin ütlesid, et jõulupeole tuleb 200 pluss inimest, et kõigil ei ole võib-olla selliseid kooliealisi lapsi, et kas veel ei ole või on juba suuremaks kasvanud, et tegelikult üritusi on veel, kuhu ootate ju kogu Eesti kogukonda, et näiteks raamatulaat vist võiks rääkida sellest. Ja raamatulaat toimub meil igal aastal emakeelepäeva paiku ja raamatulaada idee on selles, et kõik toovad koju seisma jäänud raamatuid või ajakirju või mänge või muusikat või filme ja viivad kaasa täpselt nii palju, kui soovivad. Et toimub selline mõnus ringlus, et keegi ei ole mingit punktite süsteemi, ei ole arveldamist ja väga palju raamatuid tuuakse ja viiakse, seda on alati rõõm näha. Ning tavaliselt oleme üritanud alati selleks päevaks tuua Eestist kohale ka mõne lastekirjaniku, kes siis publikuga kohtub. Et enamasti oleme teinud ühe kohtumise ainult Eesti kooli perele ja teine on siis avatud laiemale publikule. Aga lisaks sellele, mis Eesti kool siin korraldab, on meil ju ka veel Eesti Selts, mille osa tegelikult Eesti kool ongi. Ja Eesti Seltsiga me korraldame kogukonnale nii suurtele kui väikestele väga palju täiendavaid üritusi, näiteks pidevalt teatrietendusi, mida me Eestist siia toome täiskasvanutele. Ja muidugi Eesti Vabariigi aastapäeva tähistamine koos Eesti esinduse ja saatkonnaga, jaanipäev ja nii edasi. Aga kust eestlased leiavad seda infot, kas või Eesti kooli kohta, Eesti Seltsi kohta, teatrietendused, peod? Eesti koolil ja Eesti Seltsil on oma Facebooki lehed, Eesti Seltsil on oma koduleht, mida me üritame praegu uuendada. Varasemalt oli olemas ka kogukonna list, mis kahjuks hetkel ei toimi, aga mille me proovime ka nüüd lähiajal uuesti käima tõmmata. Ja alati võib ühendust võtta ja siis me loomulikult jagame kogu infot, mis meil sellel hetkel kättesaadav on. Jõuludeks me loodame kokku panna ühe ajalehe, kus siis on kogu põhiinfo koondatud, kogu Eesti kooli tegevuse kohta, Eesti Seltsi poolt pakutavate tegevuste kohta, aga ka näiteks rahvatantsutrennide ja koorilaulu kohta, mis meil täiskasvanutele siin toimub. Kas uued liikmed saavad liituda ka niimoodi jooksvalt õppeaasta sees, et või peab ootama jaanuarit või septembrit? Ei pea ootama. Belgia on väga liikuv riik, Brüsselis toimub inimeste liikumine väga tihedalt ja meie Eesti kooli koolipäevad on kõik üksikuna täiesti tervikud, et neil ei ole nagu eelmise või järgmise koolipäevaga otsest sidet, et igal koolipäeval on oma teema ja sellest lähtuvad tegevused. Et võib igal ajal ühendust võtta ja igal ajal liituda, et kui ruumi on, võtame alati uusi inimesi vastu. Sa mainisid siin ka, et õpetajad, et osad on oma nii-öelda välja kasvanud sellest Eesti-Belgia koolist ja osad on professionaalsed, et kus need õpetajad sa siia leiad? Palju majas on Eesti koolis praegu õpetajaid? Praegusel hetkel on meil 6 õpetajat tegevuses. Tegelikult on meid kokku, isegi vist rohkem on, sellepärast, et Eesti kooli õpetajad on kõik vabatahtlikud. Mõnedes tundides me lisaks põhiõpetajale kaasame veel ka abilise, näiteks meisterdamise tunnis on see väga vajalik. Kuidas me need õpetajad leiame, eks mitmed inimesed on ise huvi üles näidanud, nii sattusin ka mina Eesti koolis, sellepärast et mõtlesin, et kus ma ikka ennast erialaselt saan veidi välja elada. Eks me hoiame silmad lahti, alati kutsume inimesi, et kellelgi on mõni hea idee, et siis tulge, proovime, teeme ära. Täpselt niimoodi läks sellel aastal ka riigikaitseringiga, et väga tore inimene võttis minuga ise ühendust ja teeb nüüd noortele väga kihvti tegevust. Ühesõnaga, et kui meie saadet kuulab mõni lapsevanem, kes juhtub elama Belgias siis, ja soovib näiteks kaasa lüüa Eesti-Belgia kooli tegevuses, siis võib oma hobidest nii-öelda märku anda ja tahtmisest, et siis võtate hea meelega vastu. Ja loomulikult võtame seda. Lisaks koolipäevadele korraldame me ka erinevaid üritusi ja abikäed on Eesti koolile ja Eesti Seltsile alati väga teretulnud. Aga kuidas see Eesti kool nagu selles mõttes sündis ja kui vana see Eesti-Belgia kool on ja kui raske see algus oli tuua siia selline Eesti rakuke siia Belgiasse? Eesti kool Belgias saab nüüd kohe 10-aastaseks. Meil ongi jaanuaris plaanitud
kooli aastapäeva puhul anda välja spetsiaalne ajaleht ja tuua Eestist siia üks teatrietendus ja pidada siinsetes oludes selline sünnipäevapidu, nagu tollel hetkel võimalik on. Mina ise kooli loomise juures ei olnud. Mina kolisin Belgiasse 1,5 aastat hiljem. Kooli rajajaks on Monika Aedmaa ning esimesteks õpetajateks Katri Kuus, Karin Jürisson ja Piret Lents. Praeguse seisuga on kõik need 4 inimest tagasi pöördunud Eestisse ja töötavad seal. Aga uus põlvkond on peale kasvanud ja sa tegelikult oled ju päris kooli algusajast seda kooli näinud. Et kas see kool on kasvanud ja kuidas ta arenenud on? Mulle tundub küll, et me järjest areneme, sellepärast, et kõik head mõtted, mis tulevad, need tuleb ju teoks teha. Kui alguses oli pigem suunatud 4–10-aastastele, siis üsna varsti tuli juurde pisikeste ring ning kuna need lapsed, kes siis alustasid, kasvasid järjest suuremaks, oli ka vaja sellele 10+ vanuserühmale midagi pakkuma hakata. Ma usun, et meie tegevused on praegusel hetkel oluliselt mitmekesisemad, kui nad olid 10 aastat tagasi ning lisaks on ka lapsevanemad siin majas nüüd endale koha leidnud, sellepärast, et igal koolipäeval toimub meil lapsevanemate kultuurikohvi, et kus vahetatakse infot, aga samas toimuvad aeg-ajalt ka mõned üritused. Sa ütlesid, et õpetajad on vabatahtlikud, aga ometi kogu see haldamine ja maja rentimine, et kas Eesti riik toetab teid või see on kuidagi nüüd seotud selle Eesti seltsiga, kus sina tegutsed ka? Või on ikkagi Eesti riik see pannud õla alla, et eesti keel ja meel saaks levida? Eesti riik toetab välismaal eesti keele ja kultuuri õpetamist läbi rahvuskaaslastele suunatud programmide. Keegi meile niisama raha ei anna, et kõik toimub projektipõhiselt. Ehk siis Eesti Instituudi kaudu ma taotlen 2 korda aastas erinevatest projektivoorudest raha, et meil oleks siin ressurssi, et maksta üüri, kindlustust, et meil oleks ka õppevahendid olemas. Lisaks, kui me soovime siia tuua Eestist külalisi, näiteks teatrit või lastekirjanikku, et siis on ka selleks saab projekte kirjutada. Ja loomulikult ka lapsevanemad ise panustavad osalustasu näol. Aga kui ainulaadne selline kooliformaat on, sa natuke mainisid siin, et toetatakse välismaal asuvaid Eesti koole, et kui palju on Eesti koole välisriikides? Neid on tegelikult päris palju. Juba Euroopas peaaegu igas riigis, kui on kohalikud entusiastid olemas, siis ikkagi luuakse see Eesti kool ära ja igal aastal märtsikuus toimub meil välis-Eesti õpetajatele konverents. Mõned aastad tagasi toimus see Belgias, et see siis Euroopas rändab ühest riigist teise. Et järgmisel aastal me läheme kõik koos väga lähedale Amsterdami. Väga lahe. Aga mille poolest siis Belgia-Eesti kool on võib-olla teistest erilisem, et oskad sa neid ka välja tuua või olete kõik üsna sarnased oma formaadilt? Mõnes mõttes me oleme sarnased. Aga Belgia teeb eriliseks see, et meil on väga rohkearvuline kogukond ikkagi siin. Tänu sellele, et meil on piisavalt publikut, on meil võimalik teha väga mitmekülgseid projekte, ressursimahukaid ettevõtmisi. Ma olen käinud ise esinemas näiteks Kölni Eesti koolis, see on väga armas kogukond. Kõik lapsed ja lapsevanemad panustavad, aga neid ongi 20 last ja 20 vanemad, kes sinna koolipäevadeks kokku tulevad. Meie räägime siin ikkagi, et ühest koolipäevast võtab osa üle 100 lapse. Ja kui me räägime üritustest, näiteks jõulupeost, siis sinna tuleb ka 200 Eesti last kokku, pluss lapsevanemad. See on ikka väga suur kogukond. Pluss see keele teema, mida ma eelnevalt juba mainisin, et teistes riikides lapsed kipuvad kokku saades ikkagi rääkima riigikeelt või seda keelt, kus nad koolis räägivad, aga meil ei ole see võimalik, sellepärast et laste koolikeeled on nii erinevad oma vahel. Need, kes saatekuulajad kuulavad, siis riigikeeli on ju tegelikult 3. On prantsuse keel, flaami keel ja saksa keel, eks ju. Ja inglise keel on siis juba, see ei ole ametlik keel tegelikult, aga kõik räägivad inglise keelt lisaks, eks ju. Et päris keelte paabel ja siis need lapsed veel lisaks on eesti keele siis omandanud. Aga lähme Kairit natukene sellise sinu loo juurde, kus sa ise koolis käimist alustasid ja kus su kraadid kõik on? Ma tean, et see on üsna mitmekesine sinu haridustee olnud. Lasteaias ma tegelikult ei käinud. Kasvasin üles
Mõisaküla lähedal Veeliksel vanaema ja vanaisa juures talus, et minu algharidus pärineb sealt. Ja ma arvan, et see on mulle elus andnud nagu väga palju huvitavaid teadmisi ja kogemusi. Kooli läksin Tartusse, Tartu Kivilinna gümnaasium, mis praegu kannab vist nime Kristjan Jaak Petersoni gümnaasium. Ja seal ma käisingi algusest lõpuni, kuigi vahepeal oli mõte Treffnerisse ka minna ja mind sealt isegi kutsuti, kuna ma olin tubli olümpiaaditüdruk. Aga ma olen alati olnud seda meelt, et lapsed peavad käima kodulähedases koolis ja minu vanemad olid ka ilmselt seda meelt, et selle asemel, et iga päev mitu tundi bussiga sõita ja aega selle peale kulutada, et käisin kodulähedases koolis kuni gümnaasiumi lõpuni. Ja pärast seda alustasin õpinguid Tartu Ülikoolis geenitehnoloogia erialal. Vahepeal pärast seda, kui ma olin mõnda aega töötanud Brüsselis, õppisin Luua metsanduskoolis loodusretkejuhiks, sest vahepeal oli minuni jõudnud arusaamine, et mulle vist ikkagi väga ei sobi see laborandi töö, mis geenitehnoloogia väljund on, et ma pigem tahaksin töötada looduses ja inimestega. Seejärel õppisin Tartu Ülikoolis magistriõppes gümnaasiumi loodusteaduste õpetaja erialal. Oma praktika tegin juba Brüsselis, täpsemalt küll öeldes Waterloos ühes rahvusvahelises koolis. Ja siin Belgias olen õppinud veel või läbinud kursuse, loodusgiidi kursuse 1-aastase programmi ning õppinud loomulikult hollandi keelt, sellepärast, et me elame hollandikeelses piirkonnas kuni kõige kõrgema tasemeni, mida kohalik keeltekool siin pakkus ja hetkel õpin prantsuse keelt. Miks sa siia Belgiasse üldse sattusid? Sellele on natuke raske vastata hetkel, sellepärast, et tegelikult ma sattusin Belgiasse esimest korda aastal 2016, kui Euroopa Parlamendi liige Marianne Mikko kutsus mind endale abiliseks Euroopa Parlamenti assistendina tööle. Ja loomulikult võtsin ma selle väljakutse toona rõõmuga vastu, sest mul oligi plaanis tegelikult küll ülikooli õpingute raames välismaale minna, aga miks mitte, kui selline ettepanek tuli. Kohtasin oma praegust abikaasat, kes on eestlane ja juhtumisi samast linnast Tartust pärit nagu minagi, hoopis Strasbourgis seoses Euroopa Parlamendi igakuiste töösõitudega. Ja otsustasime tagasi kolida Eestisse ja seal saime lapsed, aga mingi hetk, kuna tema leping ikkagi läks edasi, siis otsustasime, et kolime Belgiasse tagasi. Kui vanad su lapsed siis olid? Kui me Belgiasse kolisime. Kõik lapsed on sündinud Eestis. Kõik 5? Kõik 5 on sündinud Eestis. Meie kõige vanem laps oli toona 5-aastane, teine laps oli 3-aastane ja kolmikud olid 1,5-aastase. Nii et need lapsed sul tegelikult Eesti koolis traditsioonilises Eesti koolisüsteemis pole käinud? Ei ole. Kõige vanem laps käis Eestis lasteaias. Ja see oligi minu jaoks kõige suurem šokk, sellepärast, et Eestis käis meie kõige vanem laps Tartu kõige uuemas lasteaias, kus igal lapsel oli oma kätelätt, ilusti nagis, eristatud puidust vaheseintega. Ja siin kohalikus lasteaias oli ainult kraanis külm vesi, tualetipottidel polnud prilllaudasid, seep oli nii kõrgel, et lapsed sellele juurde ei pääsenud, vahetusjalanõusid ei kantud ning lõunaund ei tehtud mitte nii, nagu Eestis harjutud on kenasti linade vahel pidžaamades, vaid siin oli see plastikraamide peal ning välisjalanõud pidid jalas olema, sellepärast et äkki on mõni ohtlik olukord ja lapsed vaja kiiresti evakueerida. Aga ometi valisite Belgia ja harjusite selle süsteemiga siin ära. Inimene harjub kõigega. Just. Ja tänaseks käivad kõik su 5 last koolis? Ja tänaseks käivad. Mis koolis nad käivad? Kõige vanem laps käib Belgia mõistes juba keskkoolis. Et kui Eestis on 9+3 süsteem, siis Belgias on 6+6 süsteem. 6 aastat põhikooli, 6 aastat keskkooli. Kõige vanem käib siis keskkooli 2. klassis ehk siis Eesti mõistes 8. klassis. Järgmine laps käib põhikooli viimases klassis ehk Eesti mõistes 6. klassis ja kolmikud käivad Eesti mõistes 4. klassis. Aga sul on Eesti kooli kogemus endal olemas ja ilmselt su sõprade lapsed käivad Eesti koolis, eks ju, ja teavad, kui palju sa võrrelda saad nagu selles mõttes, et Belgias õppimine nüüd Belgia koolis ja Eesti koolis, et kuidas need asjad on? Ma arvan, et minu enda kogemused 20 aasta taha, et kindlasti on ka Eestis väga palju asju kindlasti muutunud.
aga mis mulle tegelikult meeldib, on see, et juba keskkoolis üsna varakult lubatakse lastel erinevaid suundi proovida ja suunatakse neid proovima, et mis neile rohkem võiks sobida. Juba enne keskkooli astumist, ehk siis pärast 6. klassi peavad nad valima ära, et kas nad tahavad õppida ladina keelt või mitte. Aasta hiljem oli siis valik, et kas näiteks õppida edasi teadussuunal või keelte suunal, sellise sotsiaaltöö suunal või majandussuunal. Aga samal ajal on selline puhversüsteem ikkagi olemas, et kui laps avastab pärast 1 või 2 aastat, et see talle ei sobi, siis tal on võimalik mingit muud suunda edasi õppida. Ja teiselt poolt mulle tundub, et Belgias on koolid hoopis paremini ette valmistatud selleks, kui neile tulevad täiesti umbkeelsed lapsed, kes ei räägi ühtegi sõna veel kohalikus keeles, et kuidas nende lastega tegeleda ja kuidas nad võimalikult kiiresti järje peale aidata. Eestis me ikkagi oleme pigem harjunud vist sellega, et meil on ühtne klassigrupp, kes läheb algusest lõpuni, et väiksed muutumised seal on ja võib-olla siis, kui nad lähevad keskkooli, et siis toimub selline suurem segunemine. Aga Belgias toimub seda oluliselt rohkem seoses inimeste liikumisega. Ja mis mulle tegelikult siin veel meeldis, oli see, et lasteaed ja põhikool on üldiselt üks ja sama hoonete kompleks, et see üleminek lasteaiast põhikooli ei ole nii suur, kui Eestis on. Et meie laste puhul jäid üldiselt klassigrupidki samaks, et need, kes olid lasteaias koos, on ka põhikoolis koos. Aga Kairit, täna sa enam Strasbourgis ei tööta ilmselt. Millega sa igapäevaselt tegeled nüüd? Igapäevaselt tegelengi oma perega, sest 5 last võtavad päris palju aega ja energiat ära. Eriti, kuna välismaale kolinud inimestel puudub tugisüsteem, et kui kohalikud lapsevanemad saavad ikkagi vanaemade, vanaisade, tädide ja onude peale loota, siis välismaale kolinud Eesti peredel seda luksust ei ole. Et sellepärast ma tegelikult võib-olla soovitaksengi nendel eestlastel, kellel on sugulased, lapsed, lapselapsed välismaal, ikkagi nendega sidet pidada, võib-olla aeg-ajalt lapsi hoida läbi Skype'i, neile saata eestikeelseid mänge ja ajakirju ja uusi filme, et seeläbi nende keelt arendada. Aga lisaks oma perele on siis loomulikult vabatahtlik töö Eesti kooli hoidmisel ja arendamisel siin ning kohalikult tasandil olen ma leidnud oma väljundi Groenendaali metsamuuseumis, kus ma olen loodusõppe koordinaator, töötan välja uusi õppeprogramme ja viin koolidele läbi looduse avastamise töötubasid siis. Nii et sa oled igapäevaselt tegelikult hästi rakkes? Jaa, et ma olen tegelikult täiesti rahul sellega praeguse eluga. Aga nüüd te olete elanud siis mingi 8-9 aastat siin Belgias? 8 aastat vist, jah. Need, kes kolivad, tunnevad kõige rohkem puudust just sellest tugivõrgustikust. Et kas 8 aasta jooksul on tekkinud nüüd see võrgustik ka, et sul on kuhugi vajadusel lapsed jätta ja on nii-öelda selline tunne, et ma olen hoitud, et kui mul on mure või häda? Ma usun küll, et see võrgustik on loodud, ehkki peab mainima, et inimesed roteeruvad siin. Inimesed vahelduvad, et väga tihti ei saa väga püsivaid sõprussuhteid luua. Muidugi sõprus jääb kestma, kui inimesed on ära kolinud, aga näiteks iganädalased jalutuskäigud mõnede sõpradega toimuvad paar aastat ja siis see sõber kolib jälle ära. Aga see on ju üsna raske tegelikult emotsionaalselt. Ma loon mingi sõprussuhte, ma saan lähedaseks ja siis jälle see side nagu nõrgeneb ja kaob, et kuidas sa sellise asjaga toime tuled või kuidas su lapsed sellega toime tulevad? Minu lapsed on kohalikus koolisüsteemis ja seal üldiselt on ikkagi väga palju kohalikke ka, ehk siis need sõprussuhted, mis seal on üldiselt üsna püsivad. Inimeste liikumine puudutab eelkõige lähetatud ametnikke, kellel on tähtajalised lepingud. No nii see siin elu ongi paraku. Võta või jäta, nii on. Jah, tuleb harjuda ja leppida. Aga sa oled tähele pannud seda ka, ma ise vähemalt, kuna mina olen ka kolinud, et ma tunnen, et mida vanemaks ma saan, seda raskem on uusi suhteid nagu luua. Et ühelt poolt teadki juba ette, et see muster nagu kordub, et me kõik läheme mingil hetkel jälle laiali. Et mis on sinus nii-öelda soovitus, et kui sa tuled võõrasse riiki, et oleks kergem kohaneda?
ma arvan, et läbi laste ongi väga hea neid suhteid luua, et siin juba Eesti kool on pakkunud päris paljudele võimaluse teiste Eesti vanematega kohtuda, et tuledki kohvikusse, samal ajal kui su laps on kohvikus, seal on ikka teised Eesti inimesed ja lihtsalt räägid nendega. Ma pean mainima, et kohalikud flaamid on väga kinnised inimesed, et isegi lapsed, kes käivad samas koolis, samas klassis, et nendeni jõudmine on väga keeruline. Ma arvan, et kõik esimesed sõprussuhted, mis ma läbi laste kohalikul tasandil lõin, oli ikkagi kas hollandlastega või teiste ekspatidega, nagu neid nimetatakse. Ja selleks, et üldse kohalikega sõprustada, see vist tuli alles siis, kui ma liitusin kohaliku jooksuklubiga, kui ma oskasin piisavalt palju kohalikku keelt, et siis lõpuks. Ja nüüd ma arvan, et see oli alles eelmine aasta, kui mind kutsuti esimest korda ühe kohaliku flaami sünnipäevale, et 7 aastat läks aega, et mind omaks võetakse. Aga selles mõttes on head näpunäited, et ühelt poolt eks ju lapsed ja siis teiselt, et mingi huvialaring või spordiklubi, et kus sa leiad need omad inimesed. Just täpselt. Minu abikaasa liitus just hiljuti kohaliku orkestriga, mängib seal saksofoni. No näed, et tegevust jagub siin kõigile. Ja siis see keel, aga sa ütled, et sa praegu ju töötad, eks ju, hollandi keeles ja sa ütlesid, et sa võiksid õpetada hollandi keeles, et kui kiiresti sa selle keele siis omandasid niimoodi? Keelekursused laste kirju tõlkides? Keelekursus ikkagi nagu põhiliselt pluss siis nagu see intensiivne praktika seal juures, sest et kui sul kogu aeg tuleb koolist informatsioon hollandi keeles ja sul lapsed hakkavad õppima selles samas keeles, et siis sa lihtsalt pead oskama. Ma arvan, et läks aega 4. aasta oli juba üsna julge tunne vist. Sa prantsuse keelt ka räägid? Inglise keelt räägid nagunii ja prantsuse keelt räägid ka, jah? Comme saan. Ma praegu õpin prantsuse keelt, et ma 4. tase. Aga prantsuse keeles ma ikka ei julge nagu väga midagi öelda. Võtab veel aega. Aga sa ütlesid, et sa õpetasid siin Eesti-Belgia koolis, aga hetkel sa ei õpeta. Sul on nii palju tegemist. Tuleb välja, et sel aastal ma suutsin tegevused niimoodi ära organiseerida, et esimest aastat ma otseselt tunde ei anna hetkel. Saan rahulikult pühendada projektide kirjutamisele ja kui on vaja loomulikult kuskile aidata, kui mõni õpetaja peaks haigeks jääma, et siis olen alati valmis need tunnid viimasel hetkel asendama. Su ema on ka õpetaja, pedagoog. Kui palju sa emaga niimoodi igapäevaselt räägid, et õpetaja ameti rõõmudest ja valudest? Ikka räägime ja üsna tihti arutame projekte ja anname üksteisele nõu ja kui on vaja midagi üle lugeda, et siis omavahel konsulteerime. Et minu ema just saigi Tartu aasta õpetaja elutööpreemia, et olen väga uhke tema üle. Ei tea, kas kunagi õnnestub tema jälgedes käia. No ma ei tea, võib-olla on see võimalik, igal juhul õnnitlused Vilve Pohlale Tartusse. Enne kui me need otsad siin kokku tõmbame, sest ma tean, et sa pead järgmised lapsed uutesse ruumidesse toimetama, et kas Eesti-Belgia kool võib öelda, et see on nii-öelda sinu unistuste kool või mida sa veel muudaksid siin, et see oleks nii-öelda päriselt sinu unistuste kool? Ei tohi vist öelda, et oleme üsna rahule endaga, aga tegelikult mulle hetkel tundub, et lapsed on rahul, lapsevanemad on rahul ja õpetajad on rõõmsad ja õnnelikud. Kindlasti arenguruumi on ja me oleme alati uuendusteks valmis ja kui me nüüd huvikoolide kontekstis räägime, siis see on kindlasti üsna hea kool, et kas ta just ideaalne on eestlasele tagasihoidlikult, aga tore on siin inimestel kindlasti. Minu meelest on selle kooli suur väärtus ikkagi see, et pakkuda seda tuge nendele inimestele, kes tulevad ajutiselt siia. See infovahetus on minu meelest kõige olulisem ja need, kes on päriselt ära tulnud, et neil jääb nagu see side Eestiga ikkagi olema, et selles mõttes on nagu imeline kool ja palju õnne Eesti-Belgia koolile ja pikka iga teile. Aitäh sulle, Kairit! Aitäh! Tere, hea kuulaja, algab saade Õpime koos ning sinuga on Karin Tõevere. Täna olen ma külas Eesti koolis Belgias õpilastel ning ma ajan juttu täna selliste lastega nagu Inka, Mona, Saara, Hanna, Kristjan, Lee, Hele, Kirke, Mart, Aisja, Tormi, Noora, Friida, Simona. Jõudsite kokku lugeda, mitu last mul siin on, jah? Ühesõnaga, meil on täna üks hästi suur ja põnev seltskond siin stuudios ja me oleme pisikeses paviljonis tegelikult
ja mina tahtsin täna Eesti laste käest küsida, mis kool see Eesti kool Belgias on? Hele? See on üks kool, kuhu me läheb pühapäeviti. See on umbes kord kuus ja me õpime siin väga palju asju. Näiteks me võime kunstis käia, seminaris ja laulmas. Ja see on väikestele lastele ja suurtele lastele. Ja, Kirke? See on selleks, et rääkida teiste lastega eesti keeles, kuna me ise ei ela Eestis, nii et me ei puutu eriti eesti keelega kokku, et siis me räägime eesti keelt. Mis on teie lemmiktunnid? Le? Koorilaul, Nii, miks just koorilaul? sest et ma olen sellega päris pikka aega tegelenud ja see väga meeldib mulle. Väga hea. Inka? Mul on kunst ja koorilaul. Et sellised loovained meeldivad sulle? Jaa. Kristjan? Seminar. Miks sulle seminar meeldib? No sellepärast iga tund tuleb meile kedagi uut külla. Väga hea. Hele? Mulle meeldib kunst ja seminar. Mulle meeldib seminar, kuna keegi alati uus inimene tuleb ja me saame tuttavaks erinevate inimestega. Ja mulle meeldib kunst, kuna mulle meeldib joonistada. Kas kellelegi meeldib ka näiteks eesti keele tund? No, mõned käed siin tulevad. Kas te matemaatikat ka siin õpite? Ei. Mart? Mitte eriti. Aga mis on siis kõige suurem erinevus päris kooli ja selle Eesti kooli vahel? Tormi? Eesti kool on natukene vabam, et sa ei pea mingi paar tundi ühe koha peal istuma ja kogu aeg, et õpetaja sulle midagi räägib, et siin saame ka asju katsuda ja mõneid asju teha. Kui paljud teist on päriselt Eesti koolis käinud, nagu Eestis elanud ja Eestis koolis käinud? 1, 2, 3, 4, 5, 6, pooleks umbes on Eesti koolis ka käinud. Siis te oskate rääkida seda, et praegu võrrelda Eesti koolis õpetajaid ja selliseid õpetajaid, nagu on teil siin koolis ja Eesti koolis Belgias õpetajad. Milline on üks kõige ägedam õpetaja? Le? Keegi, kes ei ole ainult ei räägi lihtsalt tuimalt klassi ees, vaid kes ka laseb meil mingeid ägedamaid asju teha, natuke interaktiivselt õpetab. Väga hea. Moona? Kõige toredam õpetaja on see, kellel on õpilastega side, ehk siis nad räägivad ükstapuha millest ja see on hästi tore. Hanna? Minu jaoks on eriti selline õpetaja, kes on ise ka nõus õppima ja õpilaste kohta ja õppida neid tundma ja ka, et ta räägib nendega vabamalt ja suhtub nendesse rohkem kui inimestega kui õpilastega. Väga hea. Kirke? Mulle meeldivad sellised õpetajad, kes suudavad ained huvitavaks muuta, et kõik ei oleks nagu üks ja sama. Kas on veel mõtteid? Milline on üks äge õpetaja? Ja, Mart? Ma meeldib minu jaoks sellised õpetajad, kes tahavad teisi asju ka, kui anda paberi peal töö. Väga õige. Nii, veel mõtteid? Ja, Sara? Kes õpetab alati midagi uut, mitte nagu sama asja kaua ja selgelt õpetab ja üldse side õpilastega. Aga hästi palju te täna rääkisite ka, kui ma siin rääkisin oma erialast õpetamisest, siis te rääkisite, et paljud teist tahavad saada YouTuberiks ja ilmselt te teate, et YouTube'ist saab ka ju asju õppida ja raamatuid saab lugeda ja võib-olla õpetajat ei olegi enam varsti vaja. Mis te arvate, kas tulevikus teie lapsed õpivad nagu päris niimoodi, nagu teie õpite koolis või nad õpivad juba kuskil kosmoses siin niimoodi? Hele? Ma tahtsin öelda, et mulle ei meeldi eriti YouTube, kuna seal võib-olla saab midagi õppida, aga on hästi palju inimesi, kes teevad nagu võlts asju. Et ohud on ka seal? Ja seal on palju ohtu. Ja, Hanna? Selle YouTube'iga on see, et võrreldes päris kooliõpetusega on see, et koolis on sul interaktiivsem ja kui sul on küsimused, siis sellele tuleb vastus ja siis sulle seletatakse kõik nagu spetsiifilisemalt läbi, et kuni sa saad aru võrreldes nagu internetiga. Et YouTube läheb oma soodu edasi, et ta ei arvesta sellega, mis küsimus sul vahepeal oli. Le?
Ma arvan, et tulevikus või võib-olla kunagi väga kaua aega hiljem, võib-olla siis on juba muutunud, aga paarikümne aasta pärast võib-olla. Ma arvan, et see kindlasti ei ole nii intensiivne, nagu see praegu vahel on, et iga hommik kell 8 kuni niimoodi ja et istutakse ainult klassiruumis. Ma arvan, et see ei ole päris nii, aga ma arvan, et koolis käimine jääb, aga et see läheb natuke rohkem kas vabamaks, paindlikumaks? Ja ka tehakse rohkem selliseid huvitavaid asju, mitte ainult ei istuta klassiruumis. Ja Kirke? Ma arvan, et arvutiga õppida on hea, aga et õpetajad oleks veel parem. Ja ma arvan, et võrreldes kooliga mingi 100 aastat tagasi, kõik on väga edasi arenenud ja ma arvan, et see areneb veelgi edasi, aga ma ei usu, et me hakkame ainult arvutiga õppima, et inimene peab ka ikka olema. Mis te arvate, Simona, kas sina tahaksid õpetajaks saada? Ma kunagi mõtlesin, et tahaks õpetajaks saada, aga ma ei ole väga kindel enam, kas ma veel vaatan. Kas kellelgi on mõte, et võib-olla ma hakkaks õpetajaks? Leem, mis õpetaja sa oleksid? Ma ei tea täpselt, võib-olla matemaatika, kunst, laulmine, midagi sellist. Kuidas sinul, Noora, on? Kas õpetaja elukutse pakub sulle huvi? Võib-olla ma võin õpetajaks hakata. Ja mis õpetaja sa tahaksid olla? Spordiõpetaja. Spordiõpetaja, väga keelt. Kuidas sinuga on, Simona? Friida, sa peitsid oma nime ära. Ma ei tea veel. Ma olen mõelnud, et kas ma tahan või ei taha, aga veel palju asju tuleb juurde ka. Nii et ma vaatan mis ma tahaks. See on hea plaan. No nii, aga paneme tänase saate kinni ja vaatame, mis meil siia saate peale jäi. Kui sinagi said koos meiega täna uusi mõtteid ja inspiratsiooni, siis anna taskuhäälingule hoogu juurde. Laigi, jaga ja kommenteeri meie postitusi sotsiaalmeediakanalites. Kui soovid taskuhäälingut Õpime koos toetada, siis täname sind annetuse eest MTÜ Tartu Loomemaja arveldusarve kontole. Kõik vajalikud lingid leiab saate kirjeldusest.